Tulbi tee elurajooni ehitusele, kus kõik majad üles laotud Aeroplokist jõuame meie saate teises pooles, kuid kuna sõbrad Aerokist on väljas siin ka Tartu ehitusmessil, siis uurime, millise sõnumiga siia tuldud. Meil on kaks sõnumit. Esiteks tahame näidata oma tugevaid külgi, nii unikaalseid tooteid, mille poolest me teistest paremad, eristuvad oleme. Ja teine on see, et me soovime teatada neid asju, mida alati ei seostata Aerokiga, mis tihtipeale vajab täiendavat tutvustamist. Esiteks, seda peame täiesti Eesti ettevõtte. Eksportiv ettevõtte, meil on tehas nii Eestis, Lääne-Virumaal, Kundas kui ka Riia lähedal olemas, samuti 2 tehast olemas. Tegutseme üle kogu Balti piirkonnas ehk Läänemere piirkonnas. Teine asi on see, et meil on tootevalikus olemas mitte ainult Ecotherm plokk, millega tihti Aerokit seostatakse, vaid on olemas ka meie 5 megapaskalised hardplokid, on olemas 3 megapaskalised klassikplokid, et meil on olemas universal plokk, mis on kõige soodsam ruutmeetri maksumusega seinaplokk. Mõni sõna ka teie kõige suuremast seinaplokist? Aerok Ecotherm Plus on selline plokk, mis on tõesti Aeroki trumbiks. See on unikaalne toode, meil ei ole ühtegi analoogi turul praegu, mis oleks nii soojapidav, et ilma soojustamata võimaldaks teha ühekiilist seina. Meil on 375 mm ja poolemeetrised 500 mm plokid. Ja veel tahame siin rõhutada ka seda, et meil on erinevad plokitooted, et nad ei erine omavahel mitte ainult mõõtude poolest, vaid tõesti ka erinevate parameetrite poolest. On spetsiaalsed välisseina plokid, spetsiaalsed kandeseinte plokid, spetsiaalsed vaheseinte plokid. Ja üldse on Aerok ainukene Eesti ehitusmaterjali tootja, kes pakub terviklikku majakarbi materjali. Kui on ühelt tootjad, siis need tooted on vahel kokku sobitatud juba planeerimiskäigus. Nad on Aerok maa ehitamine nagu Lego klotsides maa ehitamine. Nad on projekteeritud ühes moodul mõõdustikus, nad sobivad vahel kokku, nad on samast materjalist, tõenäoliselt pragude probleeme ei teki. Tänapäeval on inimestel 2 väga tähtsat probleemi oma eluaseme rajamisel. See on energiasääst ja elamismugavus. See on meie trump, nii energiasääst kui ka elamismugavus. Energiasääst eelkõige seetõttu, et me oleme äärmiselt kerge materjal. Meie plokkide sees on üle 80% õhku, mis tagab plokkide soojapidavuse. Ehk seinad on väga hea soojisolatsiooni omadusega. Ja elamismugavuse tagab looduslikest mineraalsetest materjalidest tooraine. Meil ei ole mitte mingit naftasaadust, mitte mingit keemiat ei ole sees. Puhas mineraalne kivi. Ei tekita allergiat, ei põhjusta allergiat. Tulbi tee elurajooni majade ehitus, mida me oleme jälginud alates vundamentide rajamisest, on tänaseks jõudnud nii kaugele, et tellisvälisvoodrid Aeroplokk majadele on paigaldatud. Kuidas see töö käis, sellest me täna räägimegi ja kuna kõrvaltänavas parasjagu paigaldatakse lagedele soojustust, siis tuleb ka soojustusest juttu. Aerokist välisseinaga majadele, sellistele majadele nagu siin Tulbi tee arendusel on mitu erinevat võimalust teha välisvoodrit. Üks nendest on laduda majale ümber tellisvooder. Aerok majasid võib viimistada väga erinevat moodi, võib krohvida, võib panna sinna laudvoodri, võib laduda kivivoodri ümber. Ja nüüd, mis kivivoodrisse puutub, see, mida kasutatakse siin Tulbi tee arendusel, on üks selline kõige hooldusvabam lahendus maja ekspluatatsioonis. Praegusel ajal võib öelda, et väga palju siiski krohvitakse. Ilmselt on krohv selline rahalises mõttes odavam variant kui siis tellisvooder. Samamoodi ka tegelikult puitvoodrit kasutatakse päris palju. Nii et, aga jah, ma arvan, et hetkel on küll selline krohvimine kõige enam levinud. Aga räägime natukene ka tellisvoodrist. Siin on õhuvahe on siis vahel ja läbi selle saab kõikvõimalik niiskus korralikult välja tulla. Jah, see on nagu seina ekspluatatsioonis kindlasti väga oluline, et kui sinna seina nüüd niiskus satub ja samamoodi ka ehitusjärgne niiskus, eks ole, ja plokis on ka veel autoklaavset niiskust kindlasti sees esimesel paaril aastal, et see korralikult välja saaks, siis on see tellisvoodriga variant kindlasti kõige töökindlam ja see õhkvahe seal voodri ja ploki vahel on väga oluline. Seda ei tohi kindlasti müürimördiga kinni mätsida, vaid see peabki jääma ikkagi õhkvahega kuskil seal laiusega 4-5 sentimeetrit, et see korralikult toimiks.
Oma sissejuhatavas sõnas ma mainisin seda, et ühes tänavas siin paigaldatakse juba soojustust lae peale, kuid millised tööd peavad sellele eelnema? No lae soojustamisele peavad eelnema kindlasti mineraalvill soojustuse all peab olema aurutõkkekiht. Nüüd aerokmaterjali on selline, mis ei vaja sellist aurutõkkekihti sissepoole, aga mineraalvill soojustusega on ta siis puistevillana või plaatvillana kindlasti vajab. Nii et esimene töö olekski siis paigaldada aurutõkkekile. Jah, allapoole siis lae alla aurutõkkekile. Juhtmed, kommunikatsioonid, on nad siis juhtmed või torud, peavad olema siis allpool aurutõkkekilet, ehk siis majas seespool. Minu jaoks üks niisugune natukene probleemne koht oleks nüüd aeroplokk seina ja aurutõkkekile ühendus. Kuidas see korralikult teha? Jah, see ühendus peaks olema võimalikult õhutihe. Siin arendusel siis kasutatakse seda varianti, et lae kipskarkass kinnitatakse nii, et see kile jääb selle karkassi alla ja see tihendab siis ära selle vuugi. Ja kui see kipsplaatpaigaldus saab tehtud, siis jõuab aeg värvi kallale ja peale seda saab teha ka soojustuse paigaldus ära. Ja kindlasti siin nüüd kipsplaadil tuleb siis vuugikohad ja kruvi pead siis pahteldada ja saabki värvida ja loomulikult siis võib juba paigaldada ka selle soojustuse sinna lakke. Soojustuse kihipaksus tuleb siin 35 sentimeetrit ja see siis paigaldatakse isoveri puhurvill. See on selles mõttes hea lahendus, et igasugused vuugid jäävad ära ja tuleb võimalikult selline ühtne ja terviklik soojustuskiht. No siin garaažide kohale paigaldatakse natuke teist marki villa, mis on sellise liimaine sisaldusega, kuna siin maja konstruktsioon on selline, et garaaži lae peal on õhu liikumine suurem ja siis lihtsalt see väldib selle villa ära puhumist sealt pealt.